Head kuulajad ja vaatajad. Oma viimastes kommentaarides olen vaadelnud suundumust, kus ühelt poolt jutlustavad Euroopa liidrid vajadusest tuua Venemaa vaenutegevuse lõpetamiseks võimalikult kiiresti läbirääkimiste laua taha, teiselt poolt valmistavad aga kodupublikut ette pikkadeks sõja-aastateks. Kuigi pidevalt lehvitatakse Euroopa suveräänsuse loosungiga ja rõhutatakse narratiivi Euroopa vabaduse kaitsmisest Ukrainas, vaadatakse lahenduse otsimisel endiselt USA suunas. Aastakümneid on Euroopa Liit näinud end globaalse majandusjõuna, ent praegu tunnetatakse ridamisi langetatud valeotsuste ränka hinda ja meeleheitlik püüd päästa kuhtuvat võimekust sunnib tegema üha uusi vigu. Kui Euroopa varasem majandusedu oli ehitatud odavale ja stabiilsele Vene energiale ning USA julgeoleku vihmavarjule, ollakse end tänaseks lahti raiunud esimesest ja kaotamas teist. Otsus keelata lõplikult Vene nafta ja gaasi import ning asendada see märksa kallimate alternatiividega on tõsine hoop liidu tootmisbaasi konkurentsivõimele. Iseseisva kaitsetööstuse ja sõjalise võimekuse ülesehitamine toimub pandeemiast, rohepöördest ja sõjalõivust räsitud riikides läbi laenu- ja maksukoormise hüppelise kasvatamise. Niisiis püüavad pea kõik Euroopa riigid üheaegselt lahendada vähemalt 3 võrrandit. Päästa majanduse langemine ja pöörata see tõusule, taas relvistuda ning jätkata Venemaa vastu peetavat sõda. Kõiki nimetatud taotlusi katab sünge ja üha laieneva pilvena ettenähtav demograafiline kollaps. 2023. aastal oli Euroopa Liidu keskmine sündimuskordaja 1,38 elussündi naise kohta, kusjuures igal aastal näitaja langeb. Rahvastikutaseme säilitamiseks on teatavasti aga vaja, et summaarne sündimuskordaja oleks vähemalt 2,1. Euroopas sünnib koguni 2 korda vähem lapsi kui veel 60 aasta eest ja negatiivne trend on aina süvenev. Praegu veel aitab eurooplaste oluliselt pikenenud eluiga säilitada illusiooni teatavast stabiilsusest, aga lähimatel kümnenditel saavad rahvaarvu kukkumised olema järsud. Otsitud lahendused on seejuures europäraselt perspektiivitud, sealhulgas kõigile nähtav rõhuasetus massilise sisserände soodustamisele. Küüniliselt ka Ukrainast, mille demograafilised probleemid on niigi ülimalt tõsised. Niisuguseid lahendusi rakendatakse jäärapäiselt hoolimata teadmisest, et samas vaimus võiks lõket kustutada bensiiniga. Mõned saated tagasi rääkisin, kuidas sõja puhkedes keelas Ukraina kõigil 18–60-aastastel meestel riigist lahkumise, lubades vaid piiratud erandeid. Selle korra leevendamine käesoleva aasta augustis tõi aga kaasa uue põgenike tulva. Mõjukas Saksa konservatiiv, Bayeri liidumaa peaminister Markus Söder on juba nõudnud, et Ukraina tühistaks uued reeglid ja kutsunud nii Berliini kui ka Brüsselit avaldama antud küsimuses Kiievile survet. Ametliku teabe kohaselt on viimase 2 kuu jooksul Ukrainast Poolasse lahkunud pea 100 000 noort meest, see teeb päevas 1600–1800 meest. Mass valgub suuresti lääne poole, aga majandusraskustes olev Saksamaa on hakanud muretsema, et uute pagulaste sissevool võib vähendada sakslaste toetust Ukrainale. Jättes käsitlemata lääneriikide rolli toimuvas, presenteeritakse seda lihtsalt kui president Zelenski ees seisvat rasket dilemmat, kusjuures mitte ainult sõjalist, vaid ka poliitilist. Ühelt poolt kurnab noorte meeste väljaränne paljuski keskealistest koosnevaid ja verest tühjaks jooksvaid Ukraina relvajõude, jättes Kiievi ilma igasugusest võimalusest konfliktis edu saavutada. Teisalt avaldab see survet mitmetele majandusraskuste ja tööpuudusega rinda pistvatele Euroopa riikidele, sealhulgas ka Eestile. Maikuu seisuga oli meil registreeritud töötute arv viimase 12 aasta suurim, üle 64 000 inimese. Seejuures me ei tea, kui palju lisandub eelnevalt nimetatud numbrile neid, kes on löönud riiklikule registrile käega ja pole end enam töötuna arvele võtnud. Küll aga võime lugeda, kuidas valitsus plaanib lubada niigi massilise sisserände all lägavasse Eestisse senisest veelgi rohkem välistööjõudu, mis sest, et see vaid süvendab tööpuuduse probleemi. Ilma oma inimesteta, eriti noorteta, ei saa ka Ukrainal olla võitu ega isegi tulevikku. Raske oleks kujutada ette olukorda, kus 1918. aastal vabadussõja puhkedes oleksid noored täisjõus mehed massiliselt Eestist pagenud ja hiljem 1920. aastal naasnud võidukalt riigi päästjate ja ülesehitajatena. Oma rahvastiku verevahetuse programmi läbiviiv Euroopa püüab aga meeleheitlikult leida vahendeid Ukrainas rinnet hoidvatele hallpeadele. Pidage vastu, mehed. Veel 2–3 aastat, siis ehk oleme ka meie suureks sõjaks valmis. Siinkohal on täheldatav agendat ellu viivate paljude Euroopa riigipeade ja valitsejate üks ühisnimetaja. See on nende rekordmadal populaarsus.
Nii on Saksamaa kantsleri Friedrich Merzi populaarsus langenud 25%-ni ning selle taga on peamiselt kasvav rahulolematus rändepoliitikaga ja riigi üha halvenevad majandusprognoosid. Tervelt 72% sakslastest annab Merzi poliitikale hävitava hinnangu. Rekordmadalale on kukkunud ka Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni toetus. Teda toetab vaid 11% prantslastest. Seejuures näitavad viimased küsitlused, et Macron on Prantsusmaa lähiajaloo üks ebapopulaarsemaid riigijuhte. Eelmine rekordihoidja oli Macroni eelkäija François Hollande, kelle toetus langes tema ametiaja lõpus samuti 11%-le. Nagu väljendas üks presidendi endine nõunik, peaks Macron olema pime või kurt, et mitte saada aru, et teda ei sallita. Ent nagu öeldud, seisavad sarnaste raskustega silmitsi ka teised Euroopa riigid. Näiteks on Briti peaministri Keir Starmeri reiting langenud umbes 19%-ni ja prognoositava suunaga alla. Starmerit vastustab juba 63% britte. Kuidas on aga lood Eestis? Nagu selgub, püsime kindlalt eurokursil. Ühiskonnauuringute instituudi tellitud ja Norstati poolt läbi viidud uuringu kohaselt langes toetus koalitsioonierakondadele oktoobris 12,7%-le. Reformierakonda toetab seejuures vaid 10,6%, erakonda Eesti 200 aga vaid 2,1% vastanutest. Usaldus peaministri vastu on aga kukkunud peaaegu läbi põranda. Augustis läbi viidud turu-uuringute aktsiaseltsi küsitlus paljastas, et vaid 5% Eesti kodanikest eelistab näha peaministrina Kristen Michalit. Huvitav miks? Ju peab see olema tingitud Kremli mõjutustegevusest, millest muust. Nali naljaks, aga ootuspäraselt sünnitavad sarnased poliitikad sarnaseid probleeme. Ukraina üheks suurimaks toetajaks oleva Ühendkuningriigi riigivõlg on 20 aastaga 3-kordistunud ja läheneb 100% SKT-st. Rahvusvahelise valuutafondi uute andmete kohaselt on Suurbritannia laenukoormus kasvanud kiiremini kui ühelgi teisel suurel arenenud riigil. Seejuures on Ühendkuningriigi netovõlg alates 2005. aastast suurenenud 57,5% võrra. See on peaaegu 2 korda rohkem kui teiste arenenud majanduste keskmine 28%-line tõus. Selline hüppeline kasv on tõstnud Suurbritannia koguvõla umbes 97%-ni SKT-st, mis on kõrgeim tase enam kui 60 aasta jooksul. Ekspertide sõnul on järsk tõus mitme suure šoki kumuleerunud tagajärg. Sealhulgas 2008. aasta finantskriis, pandeemia, rohepöördelised energiatoetused ja kõrgemad intressimäärad. Viimasel 4 aastal ka vankumatu toetus sõja jätkumisele Ukrainas. Erinevatel andmetel on riigi võlatase paisunud 2,7 kuni 2,9 triljoni naelani ja see jätkab kasvamist. Ühendkuningriik kulutab juba praegu võlaintressidele umbes 100 miljardit naela aastas, mis on rohkem kui kogu kaitse-eelarve. Ühtlasi jätab see igas järgmises eelarves aina vähem võimalusi maksukärbeteks või avaliku sektori investeeringuteks. Võrreldes oma rahvusvaheliste konkurentidega on Ühendkuningriik muutunud üha enam laenamisest sõltuvaks riigiks. Seejuures nendib IMF, et ilma majanduskasvu paranemise või kulutuspiiranguteta võib Suurbritannia võlatrajektoor muutuda juba keskpikas perspektiivis jätkusuutmatuks. Valitsus peab nii laenama, makse tõstma kui ka kulutusi kärpima, kusjuures kõik toodud variandid on majanduskasvu seisukohas suure tõenäosusega negatiivsed. Kõike seda silmas pidades hoiatavad finantsanalüütikud, et trendi jätkudes riskib Suurbritannia sattuda hukatustsüklisse. Neid asjaolusid on oluline selgitada, et mõista Euroopa reaalset valmidust end maksma panna. Missugune majandusseis ja riigivõla kasv Eestis ei vaja vast siinkohal järjekordset lahtiharutust. Tunneme ju seda kõik igapäevaselt omal nahal. Mainin vaid seda, et kolmapäeva hilisõhtul esitles riigikontrolör Janar Holm Riigikogus Riigikontrolli aastaaruannet, milles keskenduti transpordi ja liikuvuse valdkonna kitsaskohtadele. Aruande kohaselt on riigiteede seisukorra säilitamiseks, riigiteede ja raudteede ehituseks ning raudteel turvalisuse suurendamiseks järgmisel 5 aastal puudu vähemalt 1,35 miljardit eurot. Kus see raha peaks tulema, seda ei tea ka keegi. Seda enam, et teatavasti on riigieelarve maksimaalses lubatud miinuses. On vaid selge, et raha, järjest rohkem raha, jääb puudu praktiliselt igas sektoris. Kultuuris, hariduses, sotsiaalvaldkonnas ja siseturvalisuses. Kurta ei saa vaid kaitsevaldkond, kõik võimalikud ja võimatud fondivalitsejad ning välis- ja pagulasabi vahendajad.
Nii näemegi, et lagunemas ja laialipudisemas ei ole mitte ainult meie teed, vaid praktiliselt kogu meie ühiskondlik elukorraldus. Holm rõhutas, et probleemi üheks peamiseks tunnuseks on reaalsustaju puudumine. Järjepidev soov elada üle oma võimaluste. Minu eesmärk täna siin ei ole viidata sellele, et palju raha on puudu. Sellest ei ole abi ja see tegelikult ei üllata kedagi. Raha on alati puudu. Vajadused ja unistused on võimalustest suuremad. Paraku ka riigi enda arengudokumendid lähevad kaasa unistustega, unustades võimalused. Valikuid ei tehta, prioriteete ei seata. Paljudel antakse lootust, teades, et tegelikult on vähestel võimalus. Riigi strateegiadokumendid ja neis seatud sihid ei tohiks olla magus vale, vaid peaks kõnelema realistlikult sellest, millised on riigi prioriteedid ja esitama jõukohaseid valikuid. Ilma selleta ei ole mõtet neid teha ja aega raisata. Sellega tekitatakse pettumust ja võõrandumist. Inimestel on õigus unistada, riigil on kohustus tegutseda, mitte pakkuda oma inimestele unenägusid. Tegevuspõhise riigieelarve reformi puudutates aruteludes esitatakse praeguse eelarve tugevusena seda, et meie riigieelarve on seotud strateegilise planeerimisega. Sean selle sisulise seotuse ja ka teostatavuse praegust olukorda arvestades kahtluse alla. Taotlus on õige, kuid kaugel tõest. Sellist riiki, mis meile strateegiadokumentidest vastu vaatab, ei jaksa me kunagi üleval pidada ning riigieelarvesse mahutada, mitte kunagi. Enne seda, kui unistada riigi strateegilise planeerimise sidumisest riigieelarvega, tuleks strateegilised eesmärgid ise siduda päriselu ja tegelike võimalustega. Tulles aga tagasi Ukraina ühe peamise toetaja Ühendkuningriigi juurde, on raske mitte märgata sealses meedias valitsevat nõutust ja tasahilju maad võtvat pessimismi. Tunnistatakse, et mitmes aspektis oleks nagu president Trumpi Ukraina poliitika muutunud järjepidevamaks, samas aga näib ta kavatsevat ei midagi enamat kui seda, et takistada Venemaa jõudmist ühese võiduni. Ühtlasi tähendab see, et Trump ei palu ka kongressilt oluliste Ukraina abipakettide heaks kiitmist. Ta on langetanud ridamisi otsuseid, mis lähevad tegelikult vastuollu Ukraina huvidega, halvendades Kiievi olukorda. Transatlantilised suhted on muutunud oluliselt hapramaks, õõnestades koostööd NATOs ja raskendades Ukraina abistamist. Trump eeldab, et edaspidi jääb lõviosa sõjakuludest Euroopa kanda. Enam ei anta Kiievile relvi tasuta abina, nüüd müüakse neid kommertstingimustel ja maksjaks on eurooplased. Tegelikult pole siin raske märgata halvaendelise sõltuvusahela tekitamise skeemi, kusjuures sõltuvusahela alumises otsas ei ole mitte Ukraina, vaid Euroopa. Ukraina, nagu peaks olema nüüdseks piisavalt selgelt mõistetav, on vaid üks sõltuvuse tekitamise ja kinnistamise komponent. Briti vanima päevalehe The Times diplomaatiosa toimetaja Roger Boyesi viimane kolumn pealkirjaga "Ma vihkan seda öelda, aga Kiiev ei pea kevadeni vastu" on midagi oluliselt enamat kui lihtsalt üks arvamusartikkel. See on sümptom läänemaailmas üha enam levivast väsimusest. Nagu Boyes palju tähelepanu saanud artiklis kirjutab, on raha relvade, kütte ja tervishoiu jaoks otsakorral ning ühtlasi on hääbumas lääneriikide otsusekindlus iseseisvat Kiievit kaitsta. Loosungitele ja julgustavatele sõnadele ei järgne piisavalt neid kinnitavaid ning jõustavaid tegusid. Kuigi Euroopa liidrid, näiteks Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, räägivad euroopalike väärtuste kaitsmisest ja Ukraina õigusest ise oma saatust otsustada, on tegelikkus sootuks teistsugune. Ukraina ei ole enam lääne strateegiliste prioriteetide nimekirja tipus. Ehkki USA kehtestas hiljuti Venemaa energiagigantidele Rosneftile ja Lukoilile uued sanktsioonid ning Ukraina viib läbi suurejoonelisi droonirünnakuid, ei muuda need sammud ekspertide hinnangul sõjakäiku. Euroopa südames võtab maad sõjaväsimus. Ukrainal jagub piisavalt raha vaid selleks, et püsida riigina elus vaid järgmise aasta esimese kvartali lõpuni. Selle aasta kaitse-eelarve on $70,8 miljardit, samas kui riigi kavandatud kogu tuludki on sellest väiksemad, jäädes vaid 68 miljardi piirimaile. Kuigi Brüssel lubab rahalist toetust veel aastaks või 2, pole täna Euroopas ühtegi parempoolset parteid, mis tahaks seda plaani avalikult ja selgelt toetada. Boyesi arvates on Venemaa plaaniks muuta see talv ukrainlaste jaoks põrguks. Jätkuvad drooni- ja raketilöögid energiainfrastruktuuri, raudteede ja elamupiirkondade hävitamiseks, et häälestada elanikkond Zelenski vastu ja sundida teda rahuleppele.
Fascinating piece in the Times now by you, as well as being one of the gloomiest assessments I've seen for a while. Just sum up for us, if you can, why do you suggest that Ukraine will not last until next spring? Well, the crucial factor is they're running out of money. And there have been different schemes for raising money for Ukraine to see it through. That's, in other words, not just to pay for weapons, but to keep the state running. And they've all founded in various levels of Western disagreement, from which you have to read that the heart of the West really is not in maintaining the battle. Right. I mean, so you argue the strength of Ukraine's friends' rhetoric isn't matched by the strength of their actual commitment to the cause of Ukraine. When you hear European and other leaders speaking positively about the business of helping Ukraine do what it needs to do against Russia, are they not sincere, do you think? Well, they're sincere up to a certain point, and that point is where voters or opposition parties can make, where either voters reject it and say, why are we having to go without warm heating ourselves in order to maintain a country far away of which we know nothing, or it gives fuel to far-right parties who are almost universally opposed to any intervention against the Russian invasion. Yeah. It's not just about the arms. Ukraine needs to function as a state, and it's got a massive deficit and will have an even bigger one next year. And its exports have been sliced, partly by Russian blockades, and it's struggling. It's struggling to feed, to house, to heat the country. So there are always two dimensions when you look at Ukraine. Yes. One is, can it possibly raise an army and keep on raising an army that can match the huge force that Russia has now trained and is now getting ready to use. Yes. And the second is, can it pay the bills? And unless we help on both those aspects, and they're linked, you have to draw the conclusion that Europe has lost the will for a Ukrainian victory. Yeah, I mean, that's a pretty dark thought. Boyesi fatalismi on juba tugevalt kritiseeritud, eriti Ukrainas ja Poolas. Harjumuspäraselt tembeldatakse kolumnis selgitatu Kremli jutupunktideks, aga samas muretsetakse, et mis siis, kui sellest saabki Euroopas ja Ameerikas domineeriv meeleolu. Öeldakse, et sõjaväsimusel ei tohi lubada saada ennast täitvaks ennustuseks. Samuti selgitatakse, et Euroopal pole õigust vastupanu väärtuses kahtlema hakata, sest Ukraina ei kaitse mitte ainult oma vabadust, vaid ka lääne moraalset ja strateegilist usaldusväärsust. Rõhutatakse, et praegu on otsustav hetk, kus Euroopa juhtimist peab määratlema solidaarsus, mitte skeptitsism. Siiski ei ole asi vaid ühe Briti päevalehe pelglikuks muutunud kolumnistis ega ka lehe peatoimetaja poolt heaks kiidetud juhuslikus kirjatükis. Paralleelselt avaldas järjekordse sissevaate president Zelenski üha autoritaarsemaks muutuvast võimust ja korruptsioonist ka süvariigi propagandaväljaanne Politico. Asjaolu, et niisuguseid artikleid avaldatakse niisugustes väljaannetes, on vaieldamatult märgiline. Politico artiklis selgitatakse, et kuna Ukrainas valmistutakse tõenäoliselt 2026. aastal toimuvateks presidendivalimisteks, muutub olukord riigis aina hullemaks. Konkurentidest lähtuva ohu minimeerimiseks kasutab Zelenski kohtu ja täidesaatva võimu ressurssi, praktiseerides meetodeid, mida inglise keeles tähistatakse sõnaga lawfare. Ukraina korruptsioonivastase tegevuskeskuse hinnangul kasutavad president ja tema lähikond sõjaseisukorda võimu monopoliseerimiseks ja seda määral, mis ohustab demokraatiat. Vaevalt on selles aga midagi juhuslikku. Endiselt poseerivad lääneriikide liidrid kohtumistel Zelenski kõrval. Ühispildiks ette manatud julgustava naeratuse saatel surutakse tema kätt, kuid samal ajal mõeldakse juba mõnda aega üha enam tema järglasest. Mooramaa mehe aeg võib olla täis tiksumas.
kuid kindlasti ei ole aeg armuline ka Euroopale. Lääneriikide Ukraina-suunalise poliitika kahepalgelisuse lahtiarutamist jätkan oma järgmises kommentaaris. Tänaseks aga tänan teid kuulamast, vaatamast ja kaasa mõtlemast. Kui peate vajalikuks minu välis- ja julgeolekupoliitika kommentaaride projektile omalt poolt kaasa aidata, siis selleks tarviliku info leiate minu kodulehelt aadressiga varrovooglaid.ee. Soovin teile rahulikku nädalavahetust.